juhtunud midagi erakordselt. Nissan on tagasi ja meie jätkame oma teekonda Albaaniasse. Nii et aitäh sellele meeletult toredale lõpus nägu! Kõik õnnelikud poistena. Aga tänu sellele hotelliperele, kes nagu reaalselt aitasid, peale selle kõik on õnnelikud. Need hotellipere aitas meil otsida välja mehaanikud tulid koha peale, toimetasid ja siis nad viisid vahepeal igastahes Enari auto täiesti ära ja päev läbi toimetasid sellega ja nüüd kell on 19.03 ja kohaliku aja järgi me üritame nüüd jõuda Albaanias ühe praami peale, kuhu meil piletid on ette ostetud. Ei taha neid väga raisku lasta. Need on 100 eurot tükk lihtsalt auto kohta. Et loodame, et me jõuame selle peale, kui me praegu hakkame kütma, siis me mingisugune kella 3 paiku öösel jõuame sinna kohale. Me peame hommikul kell 9, läheb praam 40 minutit varem kohal olema. Nüüd me paneme lõpuni välja. Saime lõpuks liikuma Serbiast, kus olime remontinud autot juba mitu päeva. 2 ekipaasi liikusid ees ära ning peaksime nad kinni püüdma Albaanias, Koomani järve sadamas. Sealt sõidame kõik koos praamiga edasi mööda Trini jõge, kuniks jõuame Fierseni. Hetkel on kell 20:30 õhtul ning teistele järgi jõudmiseks peame sõitma 281 kilomeetrit mägiteed, et hommikul kell 8:30 olla sadamas. Hinnanguliselt läbime selle maa 8 tunniga ning saame ka paar tundi ehk magada vahepeal. Igatahes peame praegu korraliku tempoga sõitma ning loodetavasti ei saa uni meist võitu. See on nüüd siis jälle järjekordne must ala 2 piiri vahel, ehk siis meil öeldi head aega Serbiale, aga pinnast peaks 1 piiripunkt veel tulema ja see võib kauem aega võtta. Eile jõudsime Albaaniasse ja ööbisime sellises vinges kohas, kus on üks suur plats ja üks kirik. Tagapool on näha ka suured noed. Tunned niimoodi nagu umbes keskmises joobes oleks, nagu spoolid kõik viina peal. Ilma nalja. Ja vaatame kohe vasti võib-olla, Mikk läheb siis sinu autorooli. Tal ei ole nalja. Ei no, kui sa ikkagi tunned, et sa oled keskmises joobes, siis leiame mõne muu lahenduse. Nüüd oleme nii kaugel, et kell on kohe 5:30 hommikul ja hakkame kohe sättima praami peale. Teised peaksid meid seal juba ootama. Hommikune kohv teeb õnneks imesid ja lükkab meid taas käima. Sõita sai eile oma jagu ja unetunde kogunes vaevu paar. Kui teed on helded ja tehnika peab, jõuame õigeks ajaks Koomani järve sadamasse. Seal ootab meid järgmine peatükk meie teekonnast. Surume edasi, sest aeg tiksub ja sihtpunkt on mägede taga veel peidus. Nii, me lähme kohe praami peale. Siin on nüüd sihukene asi, et siin tuleb tagurdada praami peale. Siin on suhteliselt vähe ruumi. Kuidas tunne on? Ma ei näe neid motika vendasid taga, nii et ma pean täiega usaldama lihtsalt neid vendasid. Nii, praegu vaba. Päris lihtsalt läheb küseldi. Need videod, mis meile saadeti, seal ei olnud neid juhendaja. Nemad majandasid ise. See on hullu midagi. Rahulikult maja. Ma arvan, et meil võib probleeme tekkida sellepärast, kuidas meie teised siia ära mahuvad. Ja aga vaata, seal on madal. Seal on ühel pool mäge on mingi 20 kraadi, teisel pool mäge on 35. Eile korra vist ka 32 kraadi. Või see oli mingi 16. Jopa ei välja. Eile oli ka, kui me sõitsime, vahepeal oli mingi Montenegros kuskil, või enne Serbias kuskil oli mingisugune 12 kraadi ja sealt, kui jõudsime Montenegro piiri peale 22 kraadi.
Koomani järv on mägede vahel looklev veekogu, mis tekkis, kui Trinni jõgi tehti ümber hüdroelektrijaama tarbeks. Kitsad fjordilaadsed orud, kõrged kaljud ja kristallselge vesi loovad maastikku, mis tundub peaaegu ebareaalselt jürgne, nagu oleks sattunud unustatud maailma. Sõit mööda järve on kui seiklus läbi Albaania südame. Praam viib küladest läbi tiheda looduse ja järve kaldal peituvad väiksed talud ning kirjud laiad liustikulised orud. Praam, millega meie hetkel sõidame, on siin elutähtis, ühendades kaugeid mägikülasid ja võimaldades nii kohalikel kui ka külalistel seda võimsat vaadet imetleda. Pole võtnud aimugi mitmes reisid läheb, aga oleme Albaania, mis ma ei mäleta, selline National Parki osas siis, Canyonis, Rallis. Ja see on nagu, siin on üldse, mis asi see juust oli, mis nad ise teevad, kitsajuustu, mingit feta. See ongi mingi nagu segu oleks. No see haises küll ikka väga rõhedalt ja maitses ka väga halvasti. Ja. Fetaks seda nimetada küll ei saa. Ja see, et ma panin ta sinna nuudlisse, siis ta isegi ei sulanud ära. Seda ma räägin, ma ei tea, mis ta nüüd siin vahel teeb. Testime lõpuks ära ja päris olukorras oma veepaagi lahenduse. Me oleme siiamaani seda 30 liitrist paaki, mis on vett täis, kaasas vedanud, aga pole olnud ükski hommik motivatsiooni selleks, et seda kompressorit välja arutada ja sinna rõhku sisse lasta. Et kõik nõud on ikka põlve otsas ära pestud. Aga vaatame nüüd, kas me saame sellele elu sisse. See selle lisaaku pealt pumpab ja see lisaaku on terve öö läbi meie külmikut toitnud, meie GoPro akusid laadinud pluss telefone. Nii et võib-olla see pinge ei ole ka seal enam kõige kõrgem selle kompressori jaoks. Aga ta jõuab lõpuks. Veekraan lahti. Siit kraanist juba oli kuulda seda survet. Jõhker surve või? Täna siis tegime esimest korda võileiva grilliga saiakest keset mägesid ja metsasid. Kuigi jah, ütleme järgmisel korral tegelikult võiks auto käima panna, sest muidu on see, et võib-olla tõmbab selle aku tühjaks, kui on päev otsa või öö otsa külmik järel olnud ja akud laadinud. Et järgmine võiks auto käima panna. Aga maitsen ära. Väga hea, täpselt nagu Eestis tehtud, arvestades seda, et me oleme praegu keset metsasid. Kuidas kohalik juust meeldib? Kohalik juust on huvitav, ütleme. See juust on küll see, mis praegu võiks olla Eestis kaasa võetud, aga muidu on väga hea. Alustasime sõitu Valbona jõe põhjast, teadmisega, et ees ootavad korralikud mäed ja kitsad teed. Eesmärk oli Toberdoli väike mägiküla, kuhu autoga pääsime tõotab tulla katsumus. Internetis on info üsna vastuoluline. Mõned ütlevad, et rada on läbimatu, teised räägivad kitsastest mägiteedest ja järskudest tõusudest, mis testivad korralikult autot. Täpselt sõiduaega ei oska me keegi ennustada. Seda lähme nüüd ise välja selgitama. No nii, hetkel siis peame lambad läbi laskma, enne kui ise edasi sõitu saame. Selline vaatepilt on siin täiesti normaalne. Mis meeleolud, Mari? Toodi välja jälle tööriistakast. No kui sul oleks midagi. Ja hakatakse vaatama mingisuguseid simmereid ja ma ei tea, mis asju seapselt siin midagi jälle lekib. Aga mehed seletavad pärast targemalt.
võib-olla Simmeril ei olegi väga viga. ta lihtsalt rõhuga surub sealt välja. mis me teha saame? Ma kohe vaatan, mis muul tuleb. vaata, mis sul on seal, jah. Jõudu ka tagasi. Ega teeks niimoodi, ma puhastan ta ära. Mis voolikud sul oli? pudravoolikud on. Seda ei pane siia asemele. Iseenesest seda ei pea ju panema. Aga kui teha niimoodi, et meil ei ole auku sisse puurida, puuriks augu ja siis viiks toruga alla. Pigem ülesse. Üleval peab tormi sisse. Jah, viis ta üles ja kirjaks alla vaata. Jah, niimoodi. Kui alla panna, siis veel umbes sõidab läbi, siis on nagu vesisusesse. Ja üles. Mina... Tundub, et see ei ole kunagi töötatud. Kunagi on, aga mitte kunagi nii pea. Kunagi on, aga mitte hiljuti. Ühesõnaga, silla tuulutusega on probleem. Et see jublakas, mis peaks õhku läbi laskma, see ei toimi selliselt enam. Vaatame, kas see õnnestub kuidagi voolikuga see asi ära lahendada. Töötab mingi kuradi nii kaua, kui seda küljest ära sõidad või? Kui sa mingi oksa otsa sõidad või kuskile muda sisse. Kus on local cakes. See on väga hea voolik või? No siis 2 pudelit. Ta neid pudeleid ei taha siia vahele. Miks? Tahaks mingit natuke kindlamat lähendust. Aga siis lihtsalt lasta hetke kogub ennast ja... Sa ei olete näsi jätad siis? Kõike tempot teha. Me lähme ees ja keegi tuleb järgi. Mina tuleb järgis, teil on takna kahte, meie võime see tagad osuses ka olla. Jah, ma arvan, see on kõige mõttes meie sama. Ja... Valmis? Jah, lähme. Selles suhtes. Selles mõttes tuleb ka unipäev olema. Papiku puudus. See peige, mida me mõtlesime, et me ei tee. Me tegime Me oleme siin. Okei. No siis me oleme siin. Et... Me nüüd peame sama teed siin tagasi. Ei. No selles suhtes siiamaani. Natukene maad sellest. Külla ütleme 3 sama kaua. Okei, siis me peaks kõrge. 3 sama. Tuule vaiknab. Omal vähe mõnusam olla. Tagasi tuled. Otsime. Siuke pihv! Me oleme jõudnud oma tänase päeva marsruudi siis tipphetke või pöördepunkti või kulminatsioonini ehk siis Tobertalli mägikülla, mis on siis väidetavalt kõige eraldatum küla Albaanias ja nii mõnedki netiallikad väidavad, et siia ei ole võimalik autoga tulla. Ilmselgelt on. Me muidugi jõudsime siia umbes täpselt 3 korda hiljem, kui oli planeeritud, aga kohale jõudsime. Et nüüd päeva ülejäänud pooles üritaks siis siit uuesti liikuma saada ja omale kuhugi aseme leida. Alustasime hämaruse saabudes sõitu Mägikülast välja. Esmapilgul tundus olevat välja minev tee oluliselt kehvem kui see, mida mööda tulime. Ei läinudki väga kaua aega, kui saime ühe auto nendest suurtest rööbastest välja sikutada.
vahelduva eduga mõlemat. ei, pane siia. Ära sinna pane. Pane siiapoolsesse sellesse. Selle tõmbab kohe. ei. see peab rohkem. See läheb otse, panegi otse. Näe, ma oskan kaiuse rooli keerata niimoodi, vaata. Rõveda toimetab praegu. Väga halb. Vahekivi vahelt, siis kui tulete paremale poole hoidke. Lebo. Ei ole jah. Vaju raisk. Siit tahaks vaju. Pime aeg surus peale ja me polnud endiselt mägedest kuigi kaugele jõudnud. Teed olid vihma tõttu porised ja kohati tõsiselt kitsad. Järsud tõusud ja langused nõudsid oma tähelepanu roolis. Meie kaamerad andsid ka ühel hetkel alla, kuna akud said tühjaks ja kõike filmida lihtsalt ei õnnestunud. Meil endil oli sel hetkel ainult üks eesmärk. Jõuda mägedest välja enne suuremat vihma ja leida ööbimispaik. Külm ja märg õhk ei teinud sinna jäämist kuigi meeldivaks ning kohalikud majutusvõimalused ei paistnud eriti usaldusväärsed. Aga mul tundub olevat netisignaali praegu nii palju, et mingid majutuste infot siin koguda, kuni me kulgeme. Nii sõitsime edasi ühe suurema linna Bairam Kurri suunas, kus lõpuks õnnestus hotell leida ja päev lõpetada. Hotellid pole meie lemmikvalik ööbimiseks, kuid pärast pikka päev oli ilmselt kõigil silme ees kuum pesu voolava vee all ja valmis tehtud voodi. Nii, järgmine päev on nüüd kätte jõudnud ja siis hakkame vaikselt liigutama. Eile oli tegelikult ropp off-roadi päev. Pidi olema siuke kiire kõrvalepõige ühte Mägikülla, aga see osutus praktiliselt terve päeva sõiduks. Sinna tegelikult ei oleks pidanud üldse saamagi autoga. Oleks mingi hobustega matk olnud, aga meil õnnestus sinna ikkagi autoga välja saada ja see oli ikkagi korralik off-road ja mägitee. Et nüüd ongi see, et käime autoga pesulast läbi ja siis võtame järgmise mägiteed. Aga praegu oleme, ma seda linna nime praegu ei tea, selle ma kirjutan hiljem juurde. Olime seal Black Mountain hotellis ja nüüd käime pesulast läbi ja siis liigume juba järgmistele radadele. Järgmises osas lähme jõele forelli püüdma ja proovime ka raftimise ära. Sõidame läbi kitsaste tänavate ja üritame maasturitega välja jõuda Perati kindluse südamesse. Lisaks vallutame ka mõned mäetipud.